Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse aluseks on Apostlite teod 1-11 salm. See on Luuka poolt jätk oma evangeeliumile ja ta alustab pöördumisega. Esimese raamatu Teofiilos ma kirjutasin kõigest sellest, mida Jeesus algusest peale tegi ja õpetas, kuni selle päevani, mil ta võeti üles taevasse pärast seda, kui ta apostlitele, keda ta oli valinud pühavaimu kaudu, oli andnud korraldusi. Neile ta oli pärast oma kannatamist näidanud ennast elavana, tõendades seda mitmel viisil, ilmutades neile 40 päeva jooksul, ilmudes ja kõneldes Jumala riigist. Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas ta neil Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama Isa tõotust, mis teie olete minult kuulnud. Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse püha vaimuga üsna varsti pärast neid päevi. Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud. Issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi? Tema aga ütles neile, ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud, vaid teie saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaariamaal ning ilma maa äärteni. Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest. Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaata siis seisis nende juures 2 valgeis rõivais meest, kes ütlesid, Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat. Aamen. Istuge palun. Üks isa õpetas oma poega jalgrattaga sõitma. Alguses jooksis ta kogu aeg ratta kõrval ja hoidis poisist kinni. Poiss oli julge ainult seni, kuni tundis isa kätt enda taga. Ühel hetkel lasi isa käe lahti. Poiss ei saanud sellest kohe aru, ta sõitis edasi. Kui ta viimaks märkas, et isa enam kinni ei hoia, tuli korraks hirm, aga siis avastas ta midagi uut. Ta oskab sõita. Mõnikord on kristlase elus samamoodi. Me tahaksime, et Jeesus seisaks nähtavalt meie kõrval, hoiaks kõigest kinni ja lahendaks kohe kõik meie mured. Aga tänane kirjakoht räägib sellest, kuidas Jeesus läheb ära nähtaval kujul ning jüngrid peavad õppima iseseisvalt edasi minema. Apostlite tegude raamatu alguses meenutab evangelist Luukas, kuidas ülestõusnud Jeesus kohtus oma jüngritega 40 päeva jooksul. Ta õpetas neid ja rääkis neile Jumala riigist, sellest, kuhu ta oli minemas. Ta meenutas ka, et Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse püha vaimuga üsna varsti pärast neid päevi. Jüngrid olid segaduses ja küsisid, Issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi? See küsimus on väga inimlik, kuid siit saab järeldada, jääb mulje, et jüngrite arusaam Jeesuse ülesandest maa peal oli ikka veel poliitiline. Rooma võimu alt vabastamine oli jüngrite ootus ja arusaam Jeesuse tegevusest siin. Ka meie siin elades tahame sageli teada, millal lähevad asjad paremaks, millal lõpeb raskus, millal kõik korda tehakse.
Jeesus ei anna neile täpset vastust. Ta annab hoopis teada, et see ei ole meile oluline teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud. Olulisem on hoopis see, mida me meile antud ajaga teeme. Jeesus toob esile olulisema. Te saate väe Jumal pühalt vaimult ja te peate olema minu tunnistajad. Seega kristliku elu keskmes on ustav elu Jumalaga täna. Paljud inimesed ootavad kogu aeg nii-öelda õiget aega. Küll ma siis kunagi hakkan palvetama, kui mingi olukord on möödas. Või küll ma siis lepin ära katkised suhted, kui aeg läheb, on õige. Küll ma siis hakkan koguduses kaasa teenima, mingil ajal. Siis, kui on õige aeg. Aga Jeesus ütleb praegu. Mine ja ole minu tunnistaja seal, kuhu ma sind olen pannud täna. Jeesus ei küsi, kui tugev sa oled. Ta küsib, kas sa oled valmis olema ustav. Jeesus tõstetakse jüngrite silme ees üles, pilv varjab ta nende eest. See hetk võis olla jüngrite jaoks valus. Nad olid jätnud kõik Jeesuse pärast. Nüüd tundub, nagu ta läheks jälle ära. Kuid tegelikult algab siin midagi uut. Kui Jeesus oleks jäänud ainult ühte paika maa peal, oleks ta olnud nähtavalt kohal vaid mõne inimese juures korraga. Aga nüüd, pühavaimu kaudu, on ta oma rahvaga kõikjal. Sellepärast ei tähenda taeva minemine, et Kristus on kaugel. Vastupidi, nüüd võib iga kristlane palvetada tema poole igal ajal ja igas paigas. Haiglavoodis, töö juures, autos, üksildades kodus, leina keskel, igal pool. Kristus ei ole kadunud, vaid ta valitseb ja samuti ka palvetades meie eest, olles Isa paremal käel. Ja see annab lootuse ka siis, kui maailm iseenesest tundub ebakindel. Ja siis, nagu ei kuskilt, ilmuvad jüngrite keskele 2 valgetes riietes meest. Jüngrid on imetlemas parasjagu Jeesuse minekut taevasse, kui nood ütlevad neile: Galilea mehed, mis te seisate ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite ta taevasse minevat. Ja ma lisan oma mõtte siia juurde, mis võiks olla ka selle ütlemise taga. Seniks aga minge ja toimetama, jätkake tema jäetud sõnumi kuulutamist, tunnistage temast oma eludega. Kristlik usk ei ole ainult mõtlemine või teoreetiline arutlemine Jumala sõnast loetu üle, vaid see on praktiline. Loetu rakendamine ellu, see on andestamine, see on teenimine, see on palvetamine. See sisaldab julgust rääkida Kristusest. See on aeg, mis on võetud maha ligimese aitamiseks. Jüngrid pidid minema tagasi Jeruusalemma ja ootama seal püha vaimuga täitumist. Neil oli keelatud Jeruusalemmast lahkuda. Ja seejärel, kui nad olid saanud püha vaimuga täidetud, algas tee maailma. Te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni. Tänu sellele sõnakuulelikkusele oleme täna meie ju ka kristlased. Ja ainult tänu meile, ennekõike meile, saavad meie lähedased võib-olla kogema Jumalat. Seesama ülesanne jätkub tänapäeval ka meie kaudu.
Ei ole oluline, millal Jeesus järele tuleb, millised poliitilised või sõjalised olukorrad on meie ümber. Meie peame olema alati valmis tunnistama oma eluga Issandat. Olulised on inimeste hinged, nende igavene tulevik. Pärast suuri torme käivad meremehed mõnikord sadamat kontrollimas. Kas majakas ikka töötab? Sest pimedal ööl ei päästa laeva mitte see, kui kogenud on kapten ja kui palju ta mingisugusesse sadamasse on varasemalt sõitnud. Pimedas on tal vaja alati valgust, mis juhib praegu või selles hetkes. Kristus on meie majakas. Mõni inimene elab ainult mineviku usust. Kunagi ma uskusin. Kunagi olin ma kirikus aktiivne. Kunagi oli mul tugev palveelu. Aga Jeesus kutsub meid täna teda järgima. Kokkuvõtvalt. Taeva minemise püha ütleb meile, et Kristus valitseb. Kristus ei ole kadunud. Kristus tuleb taas. Kristus on andnud meile püha vaimu ja väe ja ülesande. Ja seni, kuni ta veel ei ole tulnud, ütleb ta oma rahvale, ütleb ta meile, olge minu tunnistajad. Aamen.